Nii, tere tulemast kõikidele meie matemaatika informaatika teaduskonna, mida enam ei ole, matemaatika informaatika teaduskonna vilistlaste ja hilisemate matemaatika ja statistika instituudi ja arvutiteaduse instituudi vilistlaste päevale. Ma juba sain kriitikat, et kus need noored siis on. Me ei tea, selle nimel me peame ilmselt vaeva nägema, välja mõtlema, mis tooks kõik kohale võimalikult suurel arvul. Vahetame, paneme minu slaidid siis. Head piipäeva, eilset ja emakeelepäeva. Me võtsime selle traditsiooni, et saate järgmised 5 aastat juba ette kalendrisse ära märkida, piipäevale lähimal laupäeval siis korraldada siin vilistlaste päeva. Hilisemate diskussioonidega võime rääkida sellest, et mis see täpne formaat võiks olla, kuidas me seda iga kord võime varieerida. Minu nimi on Jaak Vilo, ma olen siin andmeteaduse õppetöö juhataja ja kuna arvutiteaduse instituudi juhataja Heisi Kurig ei saanud täna siin olla, siis ma annan ka selle vastutuse, et räägin arvutiteaduse instituudist. Nii. Me anname täna väikesed kiirülevaated instituutide tegemisest. Siis on 3 ettekannet tehisarust, krüptograafiast ja voltimisest ja väikesed üllatused lõpus. Meil on majas ju jooksvalt veel näitused väljas, seal on tuure tehtud, meil on kunst ja teadus temaatika. Tund aega tagasi lõppes väga tore sessioon, kus oli 4 ettekannet kunsti ja teaduse ühendamisest. Peale seda sessiooni 2 tunni pärast on kohvik avatud, näitused avatud, arvutimuuseum avatud. Pidu jätkub hiliste õhtutundideni, kes soovib üleval 4. korruse sauna territooriumil, nii et pange vaim valmis, et pikk istumine siin 2 tundi kannatate ära, pärast saab liigutada. Nii, see on päeva plaan, mis siin edasi juhtub. Muideks nende näituste puhul ka teie hääl on tähtis, et kui seal keegi mingeid auhindu võiks saada selle kunstiteaduse teemadel, siis teie hääl loeb. Ma alustaksin sellest, et meid sügisel septembris tabas terve laine kahjuks arvutiteaduse instituudi kolleege. Te teate kõiki neid, Ain Isodam, Rein Brank, Tiit Roosma, kõik meie emeriitotsendid 1 kuu sees kahjuks lahkusid siit ilmast. Ja teiseks ka matemaatika statistika teadusinstituudist Gennadi Vainiko, üks Eesti silmapaistvaid matemaatikuid lahkus, nii et ma kõigepealt alustaksin väikese palvega, väikese vaikuse hetkega. Aitäh! Et lugusid nendest ja teistest õppejõududest, keda on ka siin saalis ju tegelikult, saabki rääkida ka hilisematel hetkedel. Nüüd täna pöördus minu poole meie auväärne kolleeg siin peaaegu esireas ja ütles, et esimene matemaatika teaduskonna vilistlaspäev toimus 70 aastat tagasi. Mina ei olnud siis veel sündinud. Mina ei oska sellest mitte midagi rääkida, aga Ene-Margit Tiit lubas paari sõnaga rääkida, miks tol ajal alustati vilistlaspäevade traditsiooniga. Ene-Margit. Tere kõigile! Tõsi, alles siin tuli mulle see meelde, et tõesti see toimus 70 aastat tagasi, samuti märtsikuus, võib-olla mitte 15., vaid 20., kui meie esimest korda
peale sõda tulid kokku Tartusse ülikooli kõik, kes olid toonase matemaatika-teaduskonna lõpetanud. Neid oli juba umbes 7 lendu, olid seal siis nimekad Ülo Lumiste, Olav Prinits ja teised ja terve hulk õpetajaid. Toona mina käisin 3. kursusel ja just nimelt 3. kursuse ülesandeks saigi ja jäi pikaks ajaks kokkutulekute korraldamine. Saatsime välja kirjad koolidesse, kuhu olid meie lõpetanud suunatud ja neid tuli kokku palju. No, suur osa neist, kes olid juba lõpetanud. Me tahtsime matemaatikutena kokku hoida, nemad huvitusid sellest, mis ülikoolis toimub, meie ülikooli inimesed huvitusime sellest, millega matemaatikud tegelevad. See kokkuhoidmise vaim oli väga oluline ja nii toimuski igal aastal üldiselt ikka märtsikuus kokkutulek. Esimesel kokkutulekul rääkisid professorid Kangro, Rägo, Jaakson. Rohkem meil toona professoreid ei olnud. Hiljem hakkasid rääkima kursuste esindajad ja kombeks oli lauas, see oli Kabovitši ettepanek, Jakob Kabovitš oli meil ka üsna huvitav õppejõud. Lauldi laulu, kes sel aastal on lõpetanud, tõusku ülesse ja need kursused omavahel võistlesid, kus oli kõige rohkem neid ülestõusjaid. Meil ei olnud muid ruume, esialgu toimusid kokkutulekud Vanemuise tänava geograafia auditooriumis, hiljem mõnedes koolides. Aitäh! Aitäh! Nii et me ei leiuta traditsioone, vaid me hoiame neid. Eile oli siin majas mitu üritust, eile, see on Postimehest praegu, eile avasime Kärt Summatavet avas tema koordineeritud näituse, nii et siin on majas on palju Laapinit ja teisi, on praegu näitus kõikidel korrustel ja kui te jalutate mööda koridore, igal korrusel on midagi. Teiseks oli eile meil 3. korrusel Vabalaval tegime ühe suure ürituse Ukraina toetuseks, kus umbes 70 inimest tuli kohale, tegime heategevusliku oksjoni. Siin näete mingeid asju, mis on seal oksjonil olnud. Ja siin näete Briti ja Ukraina suursaadikud, kes olid kohal ja selle eilse tordi jäänuseid, said mõned täna maitsta. Et see tuli Briti suursaadiku köögist Tallinnast eile tort kohale. Aga see ei olnud nagu mitte tänase ürituse jaoks, vaid eilse jaoks. See torti jäi veidike üle, on alati positiivne, aga lihtsalt infoks, et eile meil õnnestus kokku tõsta saada oksjoniga 28 000 eurot. Et see annab nagu märku, et tegelikult oli see väga oluline ja see läks üsna otseselt Ukraina rindemeeste toetuseks, droonideks ja nii edasi. Üks piltidest omanikku ma nägin enne siin, on ka siin ees. Maja on ilus, uhke, tõmbab ligi külalisi. Eelmine kevad oli Soome president Stubb siin. Meie inimesed käivad vahel meie presidendi juures külas. Siin on Liisa Rätsep, kes sai noore IT-teadlase preemia eelmisel aastal. Tartu Ülikooli aumärke sai Arvutiteadusinstituudis Sven Aller, Jaan Aru, kes meil hakkab täna rääkima, ja Fredrik Milani. Ja instituut ise tänas veel sisemiselt Kairit Sirts, Jaan Janno, Natali Belinska, Uku Raudvere erinevate aspektide eest, mis nad siis instituudi elule on kaasa aidanud.
Meie instituudis on jätkuvalt 6 õppetooli, üks tegeleb programmeerimise, programmeerimiskeelte didaktikaga, üks tarkvaratehnika infosüsteemidega, üks teooria ja turvalisusega, mille juht Helger Lippmaa peab täna ettekannet, siis keeletehnoloogia, mis nagu teate on väga kuum teema praegu, hajussüsteemid ja andmeteadus, mille juht mina olen praegu. Lisaks on meil instituudis koordineerida teadusarvutuste keskus, mis on üleülikooline konsortsium ja Eesti teadusarvutuste infrastruktuuri vedaja ja administratsioon. Instituut teeb teadust. Instituudi teadlased teevad teadust, palju, aastas on see teaduspublikatsioonide arv kokku seal kusagil 200+. Loomulikult ei jõua ma mitte mingil viisil hakata sellest teadusest kokkuvõtteid tegema. See on tabel etisest, vabandust, et ta nii kole välja näeb, aga üle 200 teaduspublikatsiooni aastas, mis siis teeb 4 tükki nädalas vähemalt. Instituudi tudengite arv on stabiliseerumas kusagil 1500 tudengi juurde. See on see ülemine tulpdiagramm ja välistudengite osakaal on veidikene kukkunud, see on see alumine. Kogu see statistika on väljas statistika.ut.ee, igaüks saab minna vaatama, instituutide kaupa üleval vasakul peab teadma valdkonna nime, lühendit, mis on LT, loodus-täppisteaduste valdkond, ja meie instituudi puhul siis LTAT, arvutiteaduse instituut, ja matemaatika puhul LTMS peaks olema. Lõpetajaid üle-eelmine aasta oli veidike tuline kauk alla, aga eelmisel aastal oli päris hästi lõpetajaid, ma ei näe siin ise ka, 290 peaaegu. Nii et see on see, kes jõuab diplomini. Ainepunkte on instituut õpetanud peaaegu 60 000. Kui te teate, et 60 ainepunkti aastas on nominaalne, siis nominaalselt 1000 inimest on õppinud ühe aasta eelmise aasta jooksul. Ja selle arvuga on Arvutiteaduse Instituut kasvanud Tartu Ülikooli kõige suuremaks õppetöö läbiviijaks terves ülikoolis. Et varem on olnud suuremaid instituute, seal õigusteaduskonnad ja mõned teised, et praegu on kasvatud Tartu Ülikooli kõige suuremaks. Õppekavad saab õppida informaatikat, bakalaureses, magistris, doktoris. Magistris on lisaks informaatikale on tarkvaratehnika, mõlemad need on inglisekeelsed, andmeteadus, IT mitteinformaatikutele, mis on eestikeelsed, aga osade ainetega inglise keeles. Lisaks panustatakse matemaatika ja informaatika õpetajate koolitusse ja mikrograade saab tulla igaüks omandama. Et see on see õppetöö maht, suuresti on siis, tundub, et magistri tasemel on variatiivsus suur, saab spetsialiseeruda palju. Lisaks on ühiskavasid majandusteaduskonnaga ja Narva kolledž on alustamas ka ühte õppekava. Ja doktoratuuri vastuvõtud on sellised 17-18 aastas, mis me saame riigieelarvelisi tegevustoetusega kohti. Täna noorem teadur saab riigi keskmist palka, millele me oma instituudis maksame veidike veel juurde. Ja instituut on siin võtnud isegi 25+ vastu, siis erinevates projektides neid ka kinni makstes lisaks. Ma näitan paari joonist, see on terve Eesti IT-hariduse maht, ülemine on siis kogu maht 4500 tudengit umbes. Tartu Ülikool on see roheline kasvavas joones. Tehnikaülikool hüppas, kui IT-kolledž pandi kinni, IT-kolledži tudengid läksid Tehnikaülikooli, IT-kolledž liideti Tehnikaülikooliga, on siis see punane seal ja Tallinna Ülikool on kolmas asutus. Kui vaadata magistri tudengeid, siis tegelikult see trend ei ole nii rõõmustav, et veidikene on nina allapoole magistrantide arvus. Mis on eriti drastiline, on välistudengite ärakukkumine magistratuuris ja nagu näete, siis Tehnikaülikoolis on see olnud väga drastiline. Miks? Sest nad peavad ju ise maksma, kes neid üldse siia Eestisse tahab ja mis me siin tasuta neid koolitame ja üldse me ei taha välismaalase Eestisse. Need trendid ju tegelikult löövad ülikoole valusalt. Siin kollane on Tartu Ülikool. Doktorante Eestis 3 ülikoolis, kui te vaatate joonised, siis Tartu Ülikool läks esimest korda doktorantide kogu arvult mööda Tehnikaülikoolist, kus tegelikult on ju tunduvalt suurem olnud IT-hariduse omandamine senini.
Ja see pilt on võib-olla kõige kurvem selles, et Tehnikaülikoolis on Eesti doktorandid peaaegu ära kadunud. Vaatate seda sinise kukkumist. Et eestlastest doktorantide arv on Tartu Ülikoolis nüüd juba mõnda aega suurem kui Tehnikaülikoolis. See ei ole riigile positiivne kindlasti. Et doktorantide arv on tegelikult hästi oluline, kus tulevad õppejõud, kus tulevad tehnoloogiaarendajad ettevõtetesse, see on üks mantra, mida ma kogu aeg räägin. Kas on teistel erialadel niimoodi, siin on nüüd kogu arv ei tähenda, et need kõik lõpetaks, aga siin on nüüd Eesti valdkonniti siis lõpetajad ja see tumesinine seal all on IKT doktorantide lõpetamise tase, Eesti kodanikud. Ülemine punane on loodusteadused, loodustäppisteadused, mille sees on ka matemaatika ja statistika muideks, eks. Et loodusteadustes on Eesti kodanike ärakukkumine lõpetajate hulgas ka üsna drastiline. Nii et see tegelikult on üks üsna suur küsimus Eesti jaoks. Eesti kodanike lõpetamised on siin näha. Näete, et siin 10 aastat tagasi lõpetas üle 200 aastas. Eesti on võtnud sihiks, et oleks üle 300 lõpetaja või 300 doktori lõpetamist, aga eestlaste arv on ainult 145, nüüd pool nagu sellest. Samal ajal välisdoktorantide arv, kui seal oli 10, 11, 12, nüüd on üle 100. Et need kokku annavad küll 250 300-st, aga veidikene muret tekitav on ikkagi see, et ainult 150 on Eesti kodanik. Väike lootus on, et see noorem teaduriteks üleminemine, palga peale panemine aitab doktorantuuri kasvatada, aga see on asi, mis hakkab alles hoogu võtma. Ja veidike ajendades sellest problemaatikast ja samal ajal tehisaru pealetulekust nii massiivselt ajendatuna ma panin vahetult enne vabariigi aastapäeva laupäevases lehes oli ettepanek, et Eesti vajaks doktorantuuri tehisaru arendamiseks riiklikku programmi ja ainuke koht, kus ma näen, et inimesi juurde tuleks, kes päriselt asju teeks, on doktorandid. Et me bakatudengeid, magistritudengeid õpetame, aga need, kes päriselt asju tegema peaks olema doktorandid, arendama tehisaru ennast, siis horisontaalselt läbi kõikide valdkondade. Me täna nägime enne geograafiat näiteks, andmeteaduse AI vajadused on kõikides valdkondades, tervisest, tootmiseni, kaitseni, igal pool. Ja kolmandaks ettevõtted ju vajavad, eks. Ja minu ettepanek on, et peaks vähemalt 50 võtma aastas vastu, 5 aastat jutti, 250 inimest doktorantuuri. Raha see loomulikult maksab, nende 4 aasta palk. Aga ma ei näe teist viisi, kuidas Eesti saaks hästi areneda. Meil on kapatsiteeti, meil on teaduse võimekust, EXAI tippkeskus käivitus, Meelis Kull on siin, on selle juht, kus on koostöö Tehnikaülikoolide ja kübernetikaga. Ma ei hakka sinna, aeg hakkab peale suruma. Seal on nii tehisaru arendajaid, aga ka erinevad rakendusvaldkondi olemas. Et hariduses, kuulsite TI hüppest, haridus, tervishoid, küberkaitse, e-valitsemine, äriprotsessid, nendes kõikides valdkondades on vaja tehisaru võimekus. Nüüd väljas müügileti peal on raamatud, mida me panime kokku. See tuli esitlusele, minu arvates jaanuaris saime lõpuks nagu esitatud. Uuralist tehisintellekti ja Delta keskuseni Paavo Kangur kogus lugusid, see on väljas müügileti peal. Saate kõik raamatupoodides, seda ei ole. Nii et seda saab lugeda siis, kui te omandate selle endale. Teine raamat, mis tuli välja, on praktiline andmeteadus, eestikeelne õpik andmeteadusest, tehisarust ja nii edasi, mille autorid on Jelena Sügis, Meelis Kull, siis oli Anna Aljanaki, kes esines, ja Mark Fischel, Ardi Tampuu. Väljas on raamatud, mis on nende allkirjadega. Nüüd trikk on selles, et see raamat on olemas online tasuta PDF-ina ja linkidega koodijuppidele. Nii et seda raamatut me trükkisime ainult väikese limiteeritud arvu, jällegi raamatupoes ei ole, praegu vähemalt, aga nende autorite signatuuridega raamatute müügil suhteliselt krõbeda hinna eest, sest selle väikese tiraaži trükkimine on ka suhteliselt krõbeda hinnaga, nii et seal on see väljas. Ja tõesti nende raamatu näidete puhul kõikide jooniste taga on Google'i
kool läheb lingid, igaüks saab jooksutada neid koode, neid võtta seda tarkvara lähtekoodiga endale kasutada. Ja sellega minu lühike põgus sissejuhatus piirdub. Ma pean hakkama siin edasi teistel inimestel aega hoidma, nii et ma ei taha liiga palju üle aja minna. Aitäh! Üks asi veel, see ajakiri, mis on liftide kõrval tasuta väljas, siin on Deltast 2 lehekülge, nii et krabage endale ka seda kaasa. See on täiesti tasuta, uute ajakiri. Kas on mõni küsimus praegu mulle? Kiirelt. Senikaua, kui Meelis Käärik tuleb alla ja seab ennast valmis. Ei ole. Mis see siis tähendas 2 asja? Keegi ei saa mitte millestki aru või kõik oli nii arusaadav, et polegi midagi küsida. Aga Meelis, palun. Aitäh, Jaak. Tere kõigile ka minu poolt ja Matemaatika ja Statistika Instituudi poolt. Siis nii piipäeva kui emakeelepäeva puhul veidi hilinenud kui ka siis Matin Filistlaspäeva puhul. Ja nagu Jaak rääkis siin Atist, räägin siis natukene, mis meie instituudis toimunud on möödunud aastal. Et meid on mõnevõrra vähem, üliõpilaste arv on siin kuskil 350 ja siin 250 seal pakas. Siin 80 kanti magistratuuris ja siis 22 doktoranti. Ja ka töötajate arv on meil väiksem, et siin ütleme 80, kellest enamus on siis akadeemilised töötajad. Aga sellest hoolimata on meil olnud väga hea aasta, nimelt meil siin mingid nädalad olid lihtsalt sellised, kus tuli järjest tähistamise otsad. Professor akadeemik Krista Fischer sai Valge Tähe teenetemärgi, Valdis Laan sai riigi teaduspreemia, Ene-Margit, kes siin tutvustas teile esimest Filistlaspäeva, sai Tartu aukodanikuks, Tartu teerajaks ja veel ka Postimehe arvamusliidriks, nii et väga palju tulemusi järjest. Ülikooli aumärgid said meilt siis Kerli Orapuurand, Helen Saarse külaots ja Esa Lääre. Siis Marevähi sai veel teenetemärgi 100 semestrit ülikoolis. Tiina Kraam sai Gerhard Rägo nimelise mälestusmedali. Julia Polikarpus ja Alvin Lepik said valdkonna aasta õppejõuks. Siis saime veel aasta õppetöö auhinna, siis Krista Fischer, Anastasia Kolde ja Kaido Latt tiimis. Ja lisaks veel õpetaja arendamise grant läks ka sinna siis Krista, Anastasia, Julia, Eveli ja Katariina tiimi. Nii et tegelikult need kõik on tõesti olnud nagu nii järjest, et siin pool instituuti ette loetud. Meil on vastuvõtuga viimastel aastatel olnud seis päris hea, et kuigi meil tegelikult neid bakalaureuse vastuvõtu kohti on iseenesest vähem, siis üle lävendi on meile tudengeid rohkem tulnud ja see huvi, ma ütleks, on kasvanud viimastel aastatel, mis on väga meeldiv. Magistriõppes seis ei ole kaugeltki nii roosiline, aga eks me töötame ka selles suunas, et seal on oma mured siin ja seal. Aga doktoriõppes oli meil nagu super aasta selles mõttes, et 6 doktoranti, kui meil tavaliselt tuleb 3-4, et seekord on seal olnud väga ilus. Lõpetamine, õnneks ei ole need ühel slaidil, on natukene kurvem, aga meil tegelikult need suure vastuvõtuga aastad jõuavad nüüd lõpetamiseni, et siin praegu on ka seda koroonaefekti sees, nii et need lõpetamise arvud ei ole nii suured. Eks me töötame selles suunas, siin on erinevad õppekava seotud teemad, siin on motiveerimine stipendiumitega, selleni ma veel jõuan ja veel üht-teist. Siis teadustöö, need arvud on kõik mõnevõrra väiksemad kui siin heal naaberinstituudil, aga meid on ka natukene vähem. Et siis publikatsioonide arv on kuskil 67, aga meil oli päris palju konverentse seminari eelmisel aastal, et meil on siin mitmemõõtelise statistika konverents oli, siin oli Ene-Margiti juubelikonverents oli, siin oli siis MMA konverents, ei tulegi kõik kohe meelde, aga neid oli siin matemaatikaõpetajate konverents ja veel. Ja meil on siis
teadusprojektidest on siin 2 suurt tippkeskust ja teadusprogrammi personaalmeditsiini teemal ja lisaks on meil siis statistilise metsa inventuuri projekt, mida veab Kalev Pärna, keda ma ka just natuke aega tagasi nägin. Täiendusõppeprogrammid edenevad päris hästi, et meil on siin neid omajagu, põhiliselt on nad seotud matemaatika riigieksamitega, mis on järjest nagu populaarsust kogunud, aga mitte ainult. Anname ka Lennuakadeemias täiendusõpetud ja andmeanalüüsi mikrokraad on populaarne. Nüüd, kui me tuleme tagasi vilistlaste juurde, siis meil on ja ka nüüd ütleme siis tudengite motiveerimise juurde, siis meil on tegelikult tudengitele pandud välja sihtstipendiumid ja kuhu me kogume ka siis vilistlaste annetusi, mida saab teha ka seal infoletis ilusti täna. Ja meil tegelikult läks see asi väga ilusti käima, et esimesel aastal saime vilistlaste poolt 12 stipendiumi juurde ja teisel õppeaastal siis 15 stipendiumi juurde. Eelmine aasta või ütleme see käesolev õppeaasta tegelikult siis nii praegu kevadel käib, eks ole alles, on natukene nõrgemad tulemused olnud, aga eks vast läheb paremaks. Aga siin neid suuri toetajaid on siin siis üles lugeda, et siin on vilistlane, kes on tahtnud jääda anonüümseks, Taavi Tamkivi, Vladimir ja Oksana Kutšmei, Anna-Brit Soots, Krista Fischer ja Kaur Lumiste siis mainida. Aga loomulikult, eks ole, et üks võimalus on toetada stipendiumiga, teine võimalus, et kuidas vilistlased saavad toetuda, on see, et me oleme kutsunud vilistlasi rääkima, et tudengitele, mida on vaja, eriti siin, kuna matemaatika on selline vundamendi ladumine suuresti, et neil on vaja näha, et kuhu nad tulemustega välja jõuavad. Et me kutsume inimesi sissejuhatuse erialasse ainesse rääkima, paljud teist on ka käinud, ja motiveerima neid, et nad näeks, et näed, tõesti, sa saad matemaatikaga seda, teist ja kolmandat. Ja ma siia juurde paneksin nüüd veel ühe üleskutse, et kuna see matemaatika on selline eriala, mis kipub olema keeruline või tahab palju tööd, mõtlemist, eks neid alasid on veel, eks ole, siis millegipärast on ühiskonnas populaarne, poliitikute seas on hästi populaarne öelda, et ei mul koolis oli muidu hästi, aga matemaatika oli jube raske. Et ma palun, et teie siin kõik nagu kuidagi üritaksite seda sõnumit või aitaksite seda sõnumit ümber lükata ja näidata sellest, et isegi kui ta oli raske, et ta on oluline, ehk siis tuletage matemaatikat hea sõnaga meelde, omavahel rääkides, siis ma ei tea, kui te kasutate sotsiaalmeedia postitusi kuskil või ka lihtsalt meedias, ükskõik kus, et andke seda märku, et matemaatika on oluline, kui te tegelikult ettevõttes öelge, et te ootate matemaatikuid. Tegelikult ka Kõrvalinstituut on korduvalt rääkinud, et tegelikult head matemaatikat on vaja selleks, et ka arvutiteaduses olla tugev, on hea, kui sul on tugev matemaatiline taust, nii et teie teate seda kõik, aga rääkige teistele ka. Nii, ja loomulikult siis töö- ja praktikapakkumised, ka tööstusmagistratuuriprogramm käib siin töö- ja praktikapakkumiste alla ja iga aasta on meil karjääripäev olnud, kus on ka järjest rohkem käinud ettevõtteid kohal tutvustamas just seda, jälle näitame tudengitel seda, et miks on hea, et sa oled praegu siin, õpid matemaatikat või statistikat, sest et sellest on tulevikus kasu. Mis meil veel tulemas on? Meil on tulemas juuni alguses üks siis statistiline epidemioloogia kursus, mida siis koos Taani teadlastega veame. Krista Fischer on siit meie poolt vedaja. Siis on tulemas kindlustusmatemaatika konverents esmakordselt Eestis. Pika ajalooga konverents, ootame palju tippteadlasi siia kohale. Anname sel aastal teist korda välja, lisaks siis nende bakatudengite stipendiumi, anname ka siis õpetajakoolituse sihtstipendiumi välja, sellepärast, et õpetajakoolitusega on meil ka, meil on ühine matemaatika ja informaatika programm, aga me tahame tegelikult, me teame, et matemaatika õpetajatega mure, me üritame motiveerida neid matemaatika ja informaatika õppesse tulema, sest meil on neid ka ühiskonnas tõesti väga vaja.
siis nagu ma ütlesin, et populariseerimise koha pealt, et oleme käinud koolides rääkimas süsteemselt erinevaid asju pakkuma, et kui te kuskil koolidega olete seotud, otsige meid üles, tuleme räägime. Teeme sel aastal uuesti matemaatilist advendikalendrit. 2 aastat on toimunud, väga populaarne. Seal on ikkagi vastajate arv, kes on neid küsimusi viitsinud lahendada ja nuputada seal detsembris on ikka sellist väikest põnevust juurde vaja, eks ole. Viimati oli 1700-1800 kuskil. Ja jälgige meie tegevusi, eks ole. Nii siis sotsiaalmeedias, instituudi kodulehel ja võite liituda ka meililistiga, et ega midagi. Aitäh teile ja nautige seda toredat päeva koos. Aitäh. Kas Meelisel on küsimusi? Ka matemaatika oli täiesti selge täna. Aitäh, Meelis. Ja edasi läheme nüüd päeva sisu kandvate ettekanneteni. Esimene on kõrgelt premeeritud, auhinnatud, tunnustatud kõneleja Jaan Aru, aga täna sa saad ikkagi siin täitsa erialaselt rääkida tehisarust ja ajust. Ei pea ainult rääkima selles, et pange nutiseadmed ära, seda muidugi ta ütleb ka. Ei ütle. Aga Jaan, palun. Sellele publikule ei pea ütlema vist. Tere, mul on hea meel siin olla ja rääkida siis tehisarust hariduses. Sest et kui te vaatasite vabariigi aastapäeva kõnet ja selle järgnevat, siis meie president kuulutas välja uue programmi TIHÜPPE. TIHÜPPE tähendab tehisintellekti hüppe. Minul on eriarvamus, mina arvan, et peaks olema tehisaru teatud põhjustel. Aga siis, kui ta nime arutati, siis ma tegelikult ütlesin, et on üks variant veel, et kui me mängime loomanimedega, siis peaksime võtma kunstaru. Siis saab öelda karuhüppe. Aga ei tea, see ei läinud peale. Nii et on TIHÜPPE, mitte karuhüppe. Ja see, mis siin kirjas on, see tsitaat presidendilt, et õpime tehisintellekti mitte kõige rohkem, vaid kõige targemalt kasutama, on väga mõistlik. Eks see tähendab, et ei ole nii, et me tahame, et kõik lapsed ja kõik noored ja kõik kasutaksid, vaid me tahame, et nad õigesti kasutaksid. Aga mida see tähendab, et nad targalt kasutaksid? Või võtame veel ühe tsitaadi presidendilt sealt pressiteatest. Tark rahvas ei volita mõtlemist masinatele, vaid kasutab neid oma tugevuste võimendamiseks ja nõrkuste kõrvaldamiseks. Taaskord, see on väga õige, kõlab mõistlikult, aga meie peame küsima, mida see tähendab tegelikult. Või näiteks, et milliseid tugevusi me võimendame ja milliseid nõrkuseid me üritame kõrvaldada. Ja täna pole nii palju aega sellest rääkida, aga osati minu sõnum on olnud, et praegune tehisaru, nii nagu ta on, ta tegelikult ta ei tee seda, mis siin on lubatud, vaid ta tihtipeale võimendab just meie nõrkuseid. Ühe näite toon. Aga esiteks natukene tutvustus selle kohta, et mis tehisaru on, osad teist teavad seda väga hästi, ma pikalt ei tee, aga lihtsalt, et kõigil oleks lühike ülevaade, isegi kui te ei ole seni kokku puutunud. Need paar põhilist fakti. Esiteks, tähtis on aru saada, et need tänapäeva tehisaru süsteemid on sellised, nagu nad on, sest nad on treenitud väga paljude andmetega. See ongi siin pildil siis illustreeritud, eks, et sinna lähevad sisse erinevad andmed, eelkõige tekst, aga nüüd tänapäeval lähevad videod, muusika ja pildid ja kõik muu ka sinna sisse. Tehisarus midagi toimub sellega. Mis seal toimub? See on siis üks vanem pilt, aga siin on see lihtsalt väga hästi illustreeritud. Et kui me võtame teksti näite, siis te võtate, kui te teete selliseid tehisarusüsteeme, te võtate oma tehisnärvivõrgu, mis on päris korralik ja suur tehisnärvivõrk, aga teiseks te võtate kõik need internetist kokku kogutud andmed ja kõige lihtsam on seda näidet tuua teksti puhul, kus teil on siis triljonid ja triljonid sõnad. Ja nüüd te võtate ja panete see teksti sõna haaval sinna tehisnärvivõrku ja sõna haaval tehisnärvivõrku üritab kogu aeg ennustada, mis on järgmine sõna. Alguses ta teeb seda väga halvasti, nii et ta kirjutaks, et mis on järgmine pult või mis on järgmine matemaatika. Sest ta teeb seda alguses täiesti suvaliselt, eks.
ta ennustab ja teeb suvaliselt, aga kuna teda treenitakse niimoodi triljoneid kordi, siis ta omandab need oskused, mis tal on, siis kui te temaga vestlete. Et osati on see natukene üllatav ja kui tuli GPT-1, siis olin minagi üks nendest, kes arvas, et see ilmselt ei tööta, et sa lihtsalt niimoodi teed seda suuremaks, aga GPT-3 aastal 2020 juba näitas, et see on võimalik tegelikult niimoodi siis väga mõistlikku diskussiooni saada ja siis ChatGPT, mis tuli aasta 2022 lõpus, näitas, et see on tõepoolest väga-väga võimalik. Aga võib-olla tasub meeles pidada seda, et see treeningmeetod just selline on, sest ta näitab ka, et see, kuidas need masinad töötavad ja mõtlevad, iseenesest ei ole lõpuni inimlik. Ja seda peab meeles pidama. Võib-olla teile seda ei ole nii väga vaja meelde tuletada, aga nooremate inimeste hulgas on juba neid inimesi, kellel on oma tehisaru kaaslane. Ka Eestis on koolis õpilasi, kes pöörduvad psühholoogi poole probleemiga, et neil on see tehisaru kaaslane ja seal on probleemid selles suhtes. Nii et see on see põhiline peamine idee, et teda treenitakse niimoodi natuke naljakal lihtsal viisil, aga ta siis saab võrdlemisi nutikaks. Ja nüüd selle treeningmeetodi põhjal võib ka aru saada, et see tehisaru on eriti hea nendes ülesannetes, kus on palju hästi struktureeritud andmeid. Ja üks meile relevantne temaatika on programmeerimine, sest sul on internetis väga hästi struktureeritud ja hästi palju koodi. Ja seetõttu tehisarusüsteemid on programmeerimises väga head. Võib-olla, kui te proovisite neid aasta 2023 keskel, siis nad ei olnud veel nii head, aga tänaseks päevaks on nii, et praktiliselt kõik eksperdid nõustuvad, nii need, kes on ülikoolis, kui ka need, kes tegelikult igapäevaselt koodi kirjutavad, et nendest süsteemidest on abi. Nende süsteemide abil saab kiiremini koodi kirjutada, et nad tõesti programmeerimises tulevad toime. Teine näide, mis meile relevantne on matemaatika. Ja võib-olla mõni teist on ka proovinud neid tehisarusüsteeme, sest et ja siis näinud, et tegelikult matemaatikas see seis üldiselt nii hea ei ole olnud. Et mina ise siin võtsin ühe näite, mis veel 6 kuud tagasi enam-vähem töötas, kus me siis andsime ChatGPT-le sellise ülesande, et kui mul on praegu 5 õuna ja ma sõin eelmisel nädalal ära 2 õuna, siis mitu õuna mul on? No, te saate aru, milles see trikk siin on ja arvatavasti te juba aimete, mis see ChatGPT-ga ütleb. Ta ütleb, et kui sul on 5 õuna, eelmisel nädalal sõid ära 2 õuna, siis sul on alles ja pane puhkelt sinna tehte ka. Ja otse loomulikult see, et me selliseid nalju teha saame ja see, et me nende väga peenete süsteemide üle niimoodi naerame, käib neile nende süsteemide omanikele ja ettevõtetele väga närvidele. Seetõttu nad on viimased aastad ikkagi väga palju ressurssi sisse pannud sinna, et just programmeerimises ja eriti matemaatikas need süsteemid paremaks läheksid. Ja nad lähevad paremaks, nad on paremaks läinud, nii et täna katsetasin seda ülesannet, siis ei töötanud ja paljude nende triki ülesannetega, mis veel eelmine sügis töötasid, tänapäeval enam ei tööta. Sest isegi see sama süsteem, lihtsalt tema baas läheb järjest paremaks, sest nad on selle niimoodi sihiks võtud, et me peame neid matemaatika asju paremini tegema. Ja näiteks, mis on kaasa aidanud, ongi see, et on eraldi just selleks otstarbeks välja mõeldud eraldi andmestikud, mis on siis, kus on mõeldud andmestikud, millest saab treenida matemaatikat. Üks näide on Frontier Math. See on kõige keerukam nendest sihtmärkidest, sest seal on sellised ülesanded, mis isegi osadele teist oleks keerukad. Ja siin, kui me vaatame seda, siis siin on 5%, 5% tähendab, et sellest nendest ülesannetest tehisarusüsteemid, mis on siis siia ritte pandud, suudavad lahendada ainult 5%. Aga
see ei jää nii, sellepärast et tehisaru tööstus liigub hüpetega ja näiteks siis Frontier Math tuli välja ja tegelikult siis eelmise aasta lõpus juba tulid välja uued ChatGPT mudelid, O-seeria mudelid, mis tegelikult tegid selle hüppe siia 10% peale selles samas Frontier Mathis. Eks? Ja sama on ka mõningate teiste selliste nii-öelda benchmarkidega, et üldine sõnum sellest osast on see, et tehisarusüsteemid muutuvad järjest paremaks, et kui te testisite neid aasta tagasi ja nad olid viletsad programmeerimises või matemaatikas, proovige uuesti. Nad on tunduvalt paremaks saanud ja nad lähevad veelgi paremaks. See on see reaalsus, mis meil on. Aga põhiosas ma siis küsiksin selle kohta, et mis tüüpi tööriist on tehisaru hariduses. Ja esiteks võib siin võtta sellise väga positiivse vaate ja seda väljendab minu enda jaoks see, et mõelda üldse, mida see GPT tähendab. Sest üks viis on mõelda, panna siia taha keerukas ingliskeelne sõnade kombinatsioon, aga see, kuidas me tahaksime, et tehisaru hariduses kasutatakse, on väljendatav väga lihtsalt eestikeelselt. Me tahaks, et oleks geniaalne, personaalne, teener või treener, kuidas teile rohkem sobib, või tuutor, kui see sobib teile. Igatahes, et õpilased kasutaksid teda nii, et kui neil on küsimus, nad ei saa millestki tunnist aru, kas ülikoolis või siis koolis, siis nad lähevad ja küsivad tehisarusüsteemidelt. Nad küsivad midagi ja seal on väga kasulik, et tehisarusüsteem siis tegelikult ütleb, viisakalt selgitab ja pikalt selgitab. Vahel teeb vigu ja see käib osati praegu veel asja juurde, aga jällegi ka selles on nad palju paremaks läinud. Aga mis tehisarusüsteemiga on, et tal on lõputult aega võrreldes selle õppejõu või õpetajaga, eks? Et saab öelda, et ei, see oli liiga segane selgitus, tee uuesti. Või too mõni teine näide, mis aitaks selgitada. Niisiis üks viis, kuidas seda nüüd kõike vaadata, ongi, et ohoo, kui me tehisaru haridusse viime, siis see kõik saab olema ilus. Ja seda saab väga hästi väljendada ühe Silicon Valley kõige tähtsama investori Mark Andreesseni sõnadega, kes kirjutab nii. Igal lapsel on tehisintellektist juhendaja, kes on lõputult kannatlik, lõputult kaastundlik, lõputult teadlik, lõputult abivalmis. See tehisaru juhendaja on iga lapse kõrval igal nende arenguetapil, aidates neil maksimeerida oma potentsiaali masinliku, lõputu armastuse abil. Ja seda näete, et seda kõike võib vaadata väga-väga optimistlikult. Meie nii optimistlikud ei ole. Sellepärast, et ehkki see on ideaal, et iga õpilane, iga üliõpilane kasutaks tehisaru just niimoodi, et läheb ja küsib talt küsimusi, õpib juurde, siis see ei ole reaalsus, see ei ole see, mis tegelikult juhtub. Ja siin saame siis rääkida ühest sellest nõrkusest, tuleme tagasi selle tsitaadi juurde ja ma mainisin, et ühte nõrkust ma mainin. Nimelt, üks nõrkus meie muidu väga toredal mõistusel on see, et meie aju on nii laisk, kui tal võimaldatakse olla. See on teema, millest võiks pikemalt rääkida, ma praegu lihtsalt ütlen, et see on nii. Ja mida see endaga kaasa toob, on see, et kuna aju on laisk ja tal on, õpilasel on see tehisaru programm, siis tema intuitiivne kasutusviis on see, et ta võtab oma koduülesande, kas koolist või ülikoolist, paneb seda tehisarusüsteemi, küsib vastuse ja kopeerib selle oma vastuseks. Et see ei ole anekdoot või see ei ole meie välja mõeldud probleem, vaid tegelikult on meil põhjalikud uuringud nii Tartu Ülikoolis kui ka koolides, mis näitavad, et see niimoodi on. Jaagu ettekannet vaadates, ma sain aru, et ma tegin hommikul suure vea, sest et ma võtsin siit tabelid välja. Jaagu ettekannet vaadates ma sain aru, et teile ilmselt meeldiksid tabelid. Et ma pean rääkima lihtsalt ja ütlema, et hiljuti viidi läbi suur uuring, küberpuuring 8000 õpilasega ja sinna me panime sisse küsimuse. Kui tihti sa kasutad tehisaru nii, et sa kasutad seda kodutöö tegemiseks nii, et sa muudad ainult väga vähe? Ja siis ma annan teile hetke mõelda, et mis te arvate, kui paljud seda teevad.
ma võin ette öelda, et asi ei ole väga hull, aga asi on kindlasti märkimisväärne. Ja siis, kui me vaatame, et kui palju teeb iga päev, siis mis klassis on probleem esiteks? Mis klassides on probleem, mis te arvate? No täpselt, esimene asi on see 8. ja 9. Et seal oli kõige rohkem, kus igapäevaselt on 10%, kes kasutab igapäevaselt kodutööde lahendamist niimoodi. Aga kui me nüüd võtame arvesse kõik need, kes ütlevad, et nad vähemalt korra nädalas teevad seda, siis see on 30%, 8. ja 9. klass. Kui me läheme venekeelsete õpilaste juurde, siis see on 50%. Iga teine, iga nädal kasutab tehisaru, et lihtsalt sealt vastuseid kopeerida. Kui me läheme nüüd teise uuringusse, vaatame gümnaasiumit, siis tegelikult gümnaasiumis ei olnud parem. Gümnaasiumis on need arvud umbes sama. Ma ütleks nii, et igapäevaselt kasutab 5%, aga iga nädalaselt on jällegi see protsent umbes 30 ja venekeelsete õpilaste puhul 50. Nii et mis see tähendab, on see, et see ei ole välja mõeldud probleem, vaid see on päris tegelik probleem, et kui me anname need tehisaru vahendid, siis õpilased kasutavad seda vähemalt osati niimoodi. Ja miks ma sellest räägin, on see, et meil ongi siis 2 erinevat äärmust. Ühelt poolt on meil see äge üks võimalus, et on ju, et igal õpilasel on see isiklik treener, ta saab paremini aru matemaatikast, teistest teemadest, millest ta muidu aru ei saaks. Ja teisel pool on see oht, et see tehisaru lihtsalt võimendab loomulikku lollust. Ja kuidas me siis siin nagu hakkama saame? Et siin on lihtne mõelda, et teeme tiihüppe või karuhüppe, kui teile rohkem meeldib. Ja et siis on kõik hästi, aga mida ma ütlen, ongi see, et see ei ole tehnoloogiline probleem. See ei ole nii, et sa leiad mingi eriti hea rakenduse kuskilt, sellise tehisaruprogrammi, mis on eriti tuutorlik, eriti hästi õpetab sind ja siis on probleemid lahendatud. Ei, seni kuni õpilasel on kodus see ChatGPT, siis sa võid talle anda isegi riigi poolt kinni maksta selle programmi, mis on väga hea, aga kui ta on kodus, tal on koduülesanne, mis on tema jaoks raske ja igav, ja tal tegelikult tahaks vaadata TikTokist mingisuguseid videosid, siis ta kasutab lihtsalt seda ChatGPT ja teeb selle abil koduülesande ära. Jällegi, ma ei ütle, et kõik seda teevad, vaid nagu ma enne ütlesin, me juba teame, et on mingi osakaal, kes teeb ja neid on ka edaspidi. Ja see tähendab, et tegelikult sellised tehnoloogiad iseenesest, nad mitte ei vähenda ebavõrdsust, vaid nad võimendavad seda ebavõrdsust. Nutikad kasutavad niikuinii õigesti, uurivad ise juurde, küsivad ja need, kes ei ole nii nutikad teisel pool, kopeerivad vastuseid ja tegelikult ei õpi mitte midagi. Nii et see on see tehisintellekti hüppe keskne probleem, millega me peame tegelema. Ja meie väljakutse, siis terve riigi väljakutse, meie kõigi väljakutse on see, et kuidas muuta seda hariduse andmist nii, et tehisaru tegelikult ta tõesti ei rõhuks mitte neile nõrkustele, vaid tõesti võimendaks meie tugevusi. Ja ma lõppu siia panen ühe meelespea õpetajatele, et kuidas me siis koolis neid asju peaksime rakendama, mida me peaksime tegema. Esimene asi kõigile õpetajatele on see, et mingit pääsu pole. Tagasiteed mingit ei ole. Eesti riigis midagi piirama ei hakata. Tehisaru on siin, me kasutame seda ja see koolidesse tuleb ja nüüd selle tiihüppe raames tuleb septembrist gümnaasiumisse. Ühesõnaga, tuleb tutvuda, tuleb kasutada. Teine asi on see, et me peame muutma kodutööde formaati ja seda, mis nad on, sest nagu ma selgitasin siin, on ju niimoodi olles, siis probleem on selles, et kui õpilasel on kodutöö, mida ta ei taha teha, mida ta ei viitsi teha, siis ta kasutab seda vale viisi tehisaru kasutada. Seetõttu me ei ütle, et nüüd üldse ei tohiks olla kirjalikku tööd või me ei ütle, et üldse ei peaks olema hindelist tööd, aga mida me ütleme on, et see peaks muutuma. Nii et kasutades ühte terminit, mida mõni ehk on kuulnud, et on ümber pööratud klassiruum. Et õpilane, ta saab mingi ülesande järgmiseks tunniks näiteks.
ja öeldakse, et järgmises tunnis näiteks me kirjutame järgmises tunnis essee sel teemal. Aga kodus te valmistage ette selleks ja te võite ette valmistada tehisaru abil. Isegi me soovitame teil ette valmistada tehisaru abil. Küsige küsimusi, arutage temaga läbi mingeid näiteid. Ja? Või et järgmine tund meil klassis on diskussioon mingisugusel teemal, no näiteks, et kellel on vaja matemaatikat ja informaatikat tehisaru ajastul, eks? Ja et õpilased läheksid koju, nad arutaksid tehisaruga ja siis tuleksid klassi, ja ka mõte on selles, et see, mis on kodus, see on ettevalmistus. Seda ei hinnata, hinnatakse lõpuks seda, mis ta teeb seal klassis, siis kui neid tehisaru vahendeid ei ole seal klassis, eks? Ja sel juhul on meil see nii-öelda stiimulsüsteem paigas, et ta kasutaks tehisaru ja niimoodi, et ta saaks sealt mingit kasu, aga ta tegelikult me ei pea muretsema selle eest, et mõtlema, et kas see töö nüüd, mida mina loen siin, on tehisaru tehtud või ei. See on natukene raske õpetajale muidugi, sellepärast, et õpetaja roll peab siis ka muutuma, et õpetaja ei ole mitte see, kes räägib ette ja teeb neid ülesandeid õpilasega koos, vaid tegelikult õpetaja tihtipeale peab juhendama näiteks seda arutelu seal mingil teemal. See ei ole lihtne, aga siin on ka võimalik tehisarust kasu saada, küsida näiteks, et kuidas ma teen hea arutelu sel teemal, millised võiksid olla mu need küsimused, kui pikalt ma võiks seda grupitööd teha, kui ma näen, et mõni grupp hakkama ei saa, mida konkreetselt ma võiks selle grupiga teha ja nii edasi. Nii et see kõik ei ole lihtne, aga see meie sõnum ministri tehisaru nõukogu poolt on see, et me ei saa lihtsalt tuua tehisarusüsteeme, vaid me peame muutma seda, kuidas haridussüsteem töötab. Ja et see muutus on tegelikult hea muutus. Sellepärast, et me oleme aastakümneid teadnud juba, et õpilased, kui nad lihtsalt nagu kuulavad seda loengut, nagu teie praegu, et siis on väga raske õppida, nagu teil ka on ju, teil on raske ka õppida praegu, sest mõte läheb mujale juba, on pärast lõuna, on ju, aeglaselt räägib seal ees, ja siis nii kui mõte läheb mujale, siis tegelikult ei õpi ja samamoodi, et koolis on see veel raskem ja kui õpilane on üksi kodus ja peab seal, siis tegelikult osa sellest õppimistööst ära tegema, siis esiteks ta ei viitsi, kuna ta on nii palju teisi tegevusi ja teiseks, seda on nüüd mitmed õpetajad ja koolijuhid mulle öelnud, see kodune erinevus, see, et mõnes kodus, osades kodus öeldakse, et tuleb ära teha ja teises kodus on ükskõik koolist, see ka omakorda võimendab seda hariduslikku ebavõrdsust. Niisiis, see on see, mida me üritame teha ja peame nüüd tegema vaikselt siis alates septembrist. Alates septembrist kõik ei muutu, sest vaja on seda, et õpetajad muutaksid oma praktikaid, aga siis mille kallal me töötame praegu on, et kuidas õpetajad võimalikult heasse positsiooni panna septembriks, et nad saaksid seda teha ja et lõpuks kõigil oleks selge see, mida ka president ütles, et tehisaru on siin ja me tahame seda kasutada selleks, et tegelikult arendada ja toetada pärisaru. Mitte ainult mind, vaid meid kõiki. Aga aitäh, et täna veel kutsusite siia pärisaru. Minu. Aitäh! No nii, küsimusi. Jaan on selles haridusministeeriumi komisjonis, mis tehisaruga tegeles, aga sinna see TI-hüpe toodi sisse kõrvalt nagu pärast. No meid kaasati õnneks, jah. Selles suhtes, jah, et oleme pardal praegu. Oota, topi mikrofon. Siis jääb videosse ka. Saab 100 aasta pärast keegi vaadata. Ei lähe videosse, ma tean nii palju tehnikast. Aju treenida. Et siin oli väga põnev, et suurepärase ettekande eest Jaan Arule, tehisaru eest. Ja kui president rääkis oma vabariigi aastapäeva kõnes, kasutas ta sama mõistet tehisaru, nagu te panite tähele. Ja mõni päev hiljem siis tuli välja see TI-hüpe. Ja mina siis võtsin julguse rindu ja küsisin presidendi käest, mis see tähendab siis, et miks nüüd äkki siis tehisaru ilusast eestikeelsest mõistest loobuda. Ja siis ta kirjutas mulle nii, et ma tahaksin propageerida selle tehisaru mõistet mitte ainult sellepärast, et minu perekonnanimi peale ei ole aru, et aga see on ikkagi hea mõiste. President kirjutab, et tänan, just lõpetasin kantseleis pikema vestluse teemal tehisaru.
ütlesin täpselt sama, mis sina. Vaidlus oli pikk, kuna selle TI hüppe on välja mõtelnud ettevõtjad, kes programmi toetavad. Tegin selgeks, et nemad võivad seda kasutada, ega ma ei saa seda neilt ära võtta, kuid mina jään tehisaru juurde. Nii et ülim võim on öelnud, et tuleb tehisaru öelda. Seda ma tahtsin. Olen nõus. Eestis presidendil ülimat võimu muidugi ei ole, nagu sa tead. Anname. Pärast seda anname. Sa ütled, et jah. Taga on ka veel üks käsi. Jah, et see on hea küsimus, millele vastata, et vastus on jah, nõus. Tere! Tehisaru aitab meid väga palju kaasa siis mõistmisel ja nii edasi, aga viimasel ajal on tulnud siis poliitilistel muudel asjadele ka sisse niisugust asja nagu tehisaru ala mürgitamine, eelkõige siis meie idapoolsele Moskoovia impeeriumi poolt, et kuivõrd tõsiseks ja oluliseks ja võib-olla ka siis lahendatavaks seda probleemi pannakse, kus kohas tehisaru seda informatsiooni osaga siis puhta otseselt mürgitatakse, nimetame teda nii. Jah, no ühesõnaga, probleem on siis selles, et tehisaru abil on võimalik väga lihtsasti luua valeinformatsiooni. Ja me näeme seda sotsiaalmeedias juba, et tehisaru väga aktiivselt kasutatakse tõesti valeinformatsiooni tootmiseks ja ka propageerimiseks. Ja seal tahaks öelda, et on mingisugused head meetmed, aga tegelikult ei ole praegu näinud, et näiteks et ükski sotsiaalmeedia hiid oleks võtnud seda probleemi väga tõsiselt. Ja seega kõige tähtsam on, et meie ise ja meie noored oleksid teadlikud, et nagu see, mis sa näed sotsiaalmeedias, et see ei ole päris tõde, see ei ole päris maailm alati. Ja ehkki meile siin saalis kõlab see kõik väga triviaalselt, siis kui noortega rääkida, siis see ei ole nii, et nemad kahjuks tihtipeale saavadki või arvavad vähemalt saavad oma informatsiooni näiteks TikTokist, eks. Nii et see on kasvav probleem, millel on mitu külge. Üks on see, et on meelega tehtud võltsinformatsioon, et midagi mõjutada. Aga teine on ka see, et seda informatsiooni on järjest rohkem. Ja üks teine inimaju nõrkus on see, et mida rohkem meie ümber on informatsiooni, seda vähem me mõtleme. Sest seda vähem meil on aega ja ressurssi mõelda, eks. Nii et seal on nagu isegi 2 teraga mõõk, millest tasub teadlik olla. Ja eks ajaloo käsitlused ongi erinevates kohtades. Nii et see infokallutatus tuleb ka igal juhul. Aitäh! Jaan kahjuks siia õhtuks ei saa jääda, ta peab Tallinnasse tagasi sõitma. Ma vist ei tutvustanud ka seda, et ta meie kaasprofessor andmeteadusõppetoolis. Nii, edasi me läheme. Valmis paneb Helger Lippmaa järgmiseks ettekandeks, ülejärgmiseks, aga järgmine ettekanne on Tiina Kraav, kes avab meile matemaatika ja paberi kombinatsiooni võlusid. Ja paber ei ole siin mitte... Oota, Helger, Tiina on praegu enne. Tiina, palun. Ja paber ei ole mitte 2-dimensionaalne tema käes, vaid 3-dimensionaalne. Palun. Aitäh! Mina olen Tiina ja mulle meeldib voltida. Kui enne öeldi, et võib-olla on ettekanne igav ja siis tuleb juba uni peale, siis nii nagu Jaan ka uskus, et te tegelikult nutiseadmetes ei ole selle ettekande ajal, siis ma usun, et te praegu ka äkki ei ole ja kellel aga väga igav, siis ma panen siia kuhugi paberit, nii et voltida võib selle ettekande ajal. Nutiseadmes olla, võib ka, aga jah, mulle meeldib voltimine. Miks mulle meeldib voltimine? Sellepärast, et kõigile meeldib voltimine. Kes saaks öelda, et talle ei meeldi voltimine? Kõigile lastele meeldib voltimine. Ja miks ma väidan seda, et kõigile lastele meeldib voltimine, siis see on see, et tavaliselt lapsed lasteaias, algkoolis, kui nad voldivad, siis üldiselt ei ole sellist vaatepilti, et laps voldib ja samal ajal nutab. Nii et sellest ma järeldan, et kõigile lastele meeldib voltimine.
sest et nutvat last voltimas ei ole eriti nähtud. Minu kodus on nähtud, aga see on see erand, mis reeglid kinnitab. Nüüd hakkavadki kõik voltima, väga hea. Kõik saavad meelde tuletada, mida nad on lapsepõlves voltinud. Kõik on midagi voltinud. Kuhugi maani oma elus kõik on midagi voltinud. Aga siis kuskil 10.–11. eluaastast, siis enam koolis õpetajad ei voltinud teiega. Ja miks siis juhtub? Ma ei tea, miks keegi enam ei voldi, sest et voltimine teeb ju lapsed rõõmsaks. Nüüd ma olen ise viimase 5 aasta jooksul voltinud kohutavalt palju algklassi õpetajatega, algklassi lastega, kuigi minu väited algasid üldse sellest, et ma väitsin, et kõige huvitavamad voltimisi saab teha gümnaasiumiõpilastega, et siis läheb see matemaatika seal voltimise juures alles huvitavaks. Kui ma erinevate ettekannete raames sellest rääkisin, siis kõik noogutasid, aga peale ettekannet tuldi minu juurde ja öeldi, et kas sa saaksid tulla meie kooli algklassi lastega voltima. Ehk siis ma käisin koolist kooli algklassi lastega voltimas ja siin ülikoolis siis tulevaste ja praeguste matemaatikaõpetajatele nendega voltides kogu aeg väitsin, et voltimine on huvitav gümnaasiumis alles. Aga keegi mind gümnaasiumisse voltima ei kutsunud. Mul õnnestus teha mitmel korral voltimise töötube nii, et 1.–9. järjest. Aga jälle see ei olnud gümnaasium, ma ei saanud gümnaasiumisse. Lõpuks ma sain kaubale Tamme gümnaasiumi direktoriga, kes on lubanud mul juba 3 aastat tema gümnaasiumi õpilastega voltida. Jah. Ja nüüd ma julgen päriselt väita ka, et see sobib gümnaasiumi õpilastele ka tõesti väga hästi. Mõtlen, mis siin edasi on. Mis see voltimine siis on? Origami, pärit Jaapanist, me kõik teame. Miks meil on selline arusaam, et origami on midagi sellist, mis tähendab paadi või laevukese, kure, lennuki voltimist, aga mitte midagi tõsisemat. Ja seetõttu me ei voldi ka pärast võib-olla 10. eluaastat enam. Aga kui me nüüd räägiksime rohkem sellest, et voltimine, see ongi matemaatika, origami, see ongi matemaatika, nagu Meelis enne ütles, et ärge te räägige, et matemaatika on raske. Ma ütlen, aga räägige, et matemaatika on voltimine. Et võib-olla siis on nagu positiivsed emotsioonid tulevad. Ja võib-olla me peaksime sellest rohkem rääkima, et voltimine on sama või matemaatika on sama lõbus kui voltimine. Et siis võib-olla tahaksid kõik voltida. Aga läheme siis korraks algusesse tagasi, et mis see siis on? No mis me räägime? Ma hakkan siin kuskilt keskelt pihta. Jaapanis tutvustatakse origamit 1703. Esimene või maailma vanim teadaolev origami raamat, kuidas voltida 1000 kurgi, ilmus 1797, üsna vana juba. Aga samas, kui me mõtleme, et mis ajast see Pythagoras oma asjad nagu väitis ja mis ajast need õpilaste pead juba sassi ajavad, või et millal see Eukleides oma elemendid kirjutas. Ikka väga palju nagu varem. Ehk siis võiksime mõelda, et origami on selles mõttes ikkagi väga palju noorem kui matemaatika. Aga samas, kui me nüüd mõtleme, et paber leiutati 105 juba Hiinas. Aga mis nad sinna 1603-ni siis kortsutasid toda lihtsalt või? Tõenäoliselt ikka voltisid ka. Ehk siis ja kuna paber leiutati Hiinas ja Jaapanis seda jõudis alles umbes 5 sajandit hiljem, siis siiamaani käivad tegelikult vaidlused ajaloolastel, et kes ikkagi on, kellele kuulub see origami sellise sünnimaa staatus, aga üldiselt, kuna jaapanlased võtsid kasutusele selle sõna origami, siis me oleme enam-vähem kokku leppinud selliste väiksemate vaidlustega, et hea küll, jaapanlased. 1954 saab origamist juba rahvusvaheline keel.
Ma muidugi ütlen, et origami on veel eraldi selline emotsionaalne keel. Ma sellest võin rääkida, et kuidas ma suhtlen origami keeles õpilastega ja kui emotsionaalne ja kui teistmoodi see on. Aga viimase 50 ja veel hästi aktiivselt viimase 30 aasta jooksul toimetavad siis teadlased origami teadmiste valguses, insenerid ja see, mis toimub selles teaduse arengus origamiga seoses, on tänapäevaks nii plahvatuslikult juba suurenenud, et tänapäeva insenerid, kelle spetsiifika on see, et ta kasutab origami põhimõtteid, nad ei jõua enam järge pidada. Et ma tunnen näiteks inglise juurtega origamimeistrit Paul Jacksonit, kes näiteks on NASA inseneride konsultant. Tema on üks esimesi, kes saab öelda, et ta on kogu elu oma raha teeninud voltides. Ja kui tema alustas, siis ta tundis kõiki spetsialiste. Ta tundis kõiki spetsialiste ja ta oli kõigega kursis. Tänapäeval ta ütleb, et ta ei jõua millegiga enam kursis olla. Ehk siis see on väga kiiresti arenev suund nii teaduses, inseneerias, tehnikas ja seetõttu ma ütlen, et koolis ei tohi peale siis algklasside lõppu voltimist lõpetada, sellepärast et võib-olla need kõik sellised innovaatilised teadussaavutused jõuaksid meieni varem, kui me voltiksime. Nii et selle AI kõrval, nagu Jaan Aru ütles, et ärge võidelge, selle vastu ei saa võidelda, et AI on siin, et jääda. Ma ütlen siia paralleelselt, voltimine on siin, et jääda. Et ta tuleb küll kaugemalt, aga ta on nagu fööniks praegu siis viimastel kümnenditel. Ehk siis, kui meil on põhimõtteliselt siiamaani olnud arusaam, et volditakse ainult kurgi, siis tänapäeval volditakse päikesepaneele ja nii edasi. Üks tuntum voltimisvõte, Miura võte, on siis Jaapani astrofüüsiku Miura poolt, ei saa öelda, et leiutatud. Need voltimisvõtted tulevad päris palju loodusest ja ütleme siis nii, et see Miura on see mees, kes selle matemaatilise seose seal taga kirja pani ja see Miura võte on selline võte, mis juba 30 aastat tagasi käis kosmoses. Samas alati oma ettekannetes ma näitan seda pilti. Anne Rudanovski, kuulus Eesti skulptor, Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas professor, osakonna juhataja. Tavaliselt ma räägin, et kujutage ette, et need üsna lihtsakoelised rattad, need kasutavad seda sama võtet. Need on Miura võttes tehtud rattad ja mis neid teeb ka nagu skulptuurina huvitavaks on see, et neid saab kokku pakkida. Kujutage ette, kui te oleksite skulptor, kes teeb pronksskulptuure ja siis katsuge neid siis mööda ilma näitustele saata. Aga need rattad võib kokku pakkida, lamedalt posti panna ja saata Hiina. Et need rattad on käinud tõesti igal pool ja tavaliselt ma ütlen, et ma ei tea, millal need rattad jälle Eestisse jõuavad. Praegu see kõige suurem ratas on meil Deltas. Kui te ei ole veel seda näituse tuuri läbi teinud, siis et Kärt Sumataetil on õnnestunud see ratas Deltasse lausa tuua. Ja me tänases töötoas, kes osalesid, nendega me tegime seda sama võtet läbi, et saada aru, kas meile sobib olla origami kunstnik või origami insener. Tundus, et kuna kõik olid matemaatikud, siis kõigile sobis.
kõigile sobis väga hästi, nii et ma tihti ütlen, et origami ongi matemaatika ja matemaatika ongi origami. Noh, võib-olla seal midagi on ühel ja teisel pool ääres veel, aga suures osas, nii et meil on võimalik selle sama võttega sõita mööda kunstinäituseid, sõita kosmosesse, teha näitust kirikus, minna presidendi vastuvõtule. Eelmise aasta Sirje Karise kleit oli näiteks selle sama Miura võttega tehtud. Või siis tänapäeval juba minna sellises mikrotasandil inimese sisse, et väga palju kasutatakse origaamit juba meditsiini tehnika ja seadmete loomisel, et sellised minikirurgid, mille sa alla neelad ja kes siis ennast sinu kehas lahti voldivad ja seal minioperatsioone hakkavad tegema, et see on ka meil juba tänapäev. Ja üks üsna värske uudis, see oli 6 aega tagasi umbes Postimehes, soomlased tegid imetabast origaamit. Täpselt nii imetabast origaamit me tegime täna oma töötoas ka, pannes pakke plasti taanduma paberi ees. Ja miks mulle see uudis meeldib ja miks ma sellega ennast seotuna tunnen, on see, et kui see projekt algas Aalto ülikooliga koostöös 2022. aastal ja kui ma kuulsin, et see projekt algas, siis ma kirjutasin sellele projekti koordinaatorile Kirsi Peltonenile Aalto ülikoolis, ütlesin, et ma tahan ka selles projektis osaleda. Ja mul lubati osaleda nendes workshopides, kus Paul Jackson, kes nüüdseks on minu hea sõber, kes oli see NASA konsultant nii-öelda, kes tuli selleks spetsiaalselt telliti Aaltosse, et ta õpetaks neid võtteid siis disaineritele ja inseneridele, kes lõpuks siis need masinad ehitasid, mis seda paberit sellisele kujule viivad. See oli päris huvitavad nädalad ja tulemus on siin. Paar aastat on möödas ja muidugi mõned miljonid on ka kulutatud. Aga mis mulle selle workshopi või selle projekti alguse juures meeldis, oli see, et tõepoolest me ei saa, me kätest ei ole veel täna väga palju rääkinud, ühesõnaga me ei saa oma seda käte tegevust alahinnata. Et need käed on meil on vaja seda pärishaju ja siis meil on vaja tehisharu, aga meil on vaja seda aju, mis meie käsi siis suunab. Sest et kui need insenerid ei oleks nädalate viisi seda paberit seal Paul Jacksoniga voltinud koos disaineritega, siis neid masinaid ei oleks täna. See 2022. aastal neid masinaid veel ei olnud olemas. Paul Jackson teadis, et üks mingisugune masin on, mis väga hästi ei tööta Ameerikas. Aga tundub, et soomlastel on juba sellised masinad. Ja ehk siis kogu selle tehis ja digi ja IT valguses meil on ikkagi vaja seda teadmist, kuidas see masin seda paberit peab voltima ja selle teadmise me saame läbi käte. Nüüd riiklikus õppekavas on, jälle nagu Jaan Aru ütles, septembriks peavad kõik õpetajad oskama siis kasutada tehisharu õppetöös. Õnneks on riiklikus õppekavas ka see sees, et õppesse tuleb integreerida käelisi tegevusi, käed külge tegevusi. Ja mina väidan, et voltimine on just täpselt kõige parem tegevus, kuidas me käed külge tegevustega saame seda matemaatikat siis lõbusamaks ja arusaadavamaks muuta. Ja siis tõesti seal koolis ei olegi vahet, mis siin, ehk siis see voltimine, sellest võib kasvada, ma võin kasvada erinevas suunas, minust ei pea saama matemaatik, kuigi ka täiesti puhast matemaatikat tehakse väga, väga huvitavat origami vallas.
ma käisin suvel Austraalias konverentsil, mis oli ainult origaamile pühendatud ja seal oli üle 500 osaleja, neist 300 olid Jaapani insenerid. Ja haridusvaldkond, mis mind huvitab, oli seal sellise väikse suunitlusega. Aga mis mulle selle juures meeldib, kui me hariduses saame kasutada seda voltimist rohkem, on see, et tõepoolest me saame neid matemaatilisi kontseptsioone selgitada, aga kui me harjume ära kätega tegema, siis meist võib saada matemaatik, meist võib saada arhitekt, meist võib saada disainer, aga meist võib saada ka tekstiilikunstnik ja lihtsalt kunstnik. Ja kui nendest voltijatest saavad lihtsalt kunstnikud, nagu näiteks Daryl Bedford, kes eelmisel nädalal Londoni Fashion Weekil osales puhtalt volditud paberrõivaste kollektsiooniga ja sai väga palju siis meediakajastust seetõttu. Ja me tegime Annega Austraalias Daryliga intervjuu, päris pika tunniajase intervjuu ja seal me ka küsisime, et kas sa Daryl, sa oled kunstnik, sa ei räägi matemaatikast mitte midagi, et kas sa saad aru, et see kõik, mis siin asjade taga on, et see ongi matemaatika. Ja Daryl ütles, et ei no jaa, et mina lihtsalt lasen oma kätel tegutseda ja see, mis minuga juhtub, see on matemaatika. See matemaatika lihtsalt juhtub minuga. Ja tihti on ka see okei, et kui matemaatika lihtsalt juhtub. Ja seetõttu ma arvan, et koolis peaks rohkem voltima. Ruumilisest mõtlemisest üldse ei jõudnud veel rääkida. See on oluline nii matemaatika kontekstis kui IT kontekstis. Näiteks siis, keda IT-valdkonnas huvitab see, mida tehakse origaamiga seoses ära, siis tasub esimese mehena uurida Erik Demaini, kes on tõesti selles mõttes ületamatu oma valdkonnas, aga tema on ka selles mõttes imelaps, et tema lõpetas gümnaasiumi 12-aastaselt ja ülikooli juba 14-aastaselt ja võib-olla ta sellepärast voltibki nii palju, et ta jõudis sinna ülikooli, kus jälle voltima hakatakse nii noorena. Siis järgmine mees, Robert Lang, kes omal ajal vahetas füüsiku, optiku elukutse voltija vastu. Sest et ta arvas, et sellist füüsikat, mida ta teeb, on võimelised teised ka tegema, aga seda origaamit, mille jaoks temal ideed olid, seda ei tee keegi teine. Ja siin tema on seda IT-valdkonda väga hästi ära kasutanud selleks, kuidas aidata, ütleme, origaamikunstnikele erinevaid mustreid teha ja temaga jälle vestlusest ma võtsin 2 mõtet, et kuidas origaami maailma muudab. Kui ta muudab ainult sellel moel, et ta muudab selle meile esteetiliselt või visuaalselt ilusamaks, siis sellest ka juba piisab. Aga ometi on origaamil teine funktsioon veel, ehk seda võimaldabki seda erinevaid teadusharusid siis arendada. Ja üks mõte Tamme gümnaasiumi õpilaste tagasisidest, voltimine on mõnus rahustav tegevus ja sellega on hea esmaspäeva lõpetada. Et vahel piisab ka sellest, et sellega on hea esmaspäeva lõpetada. Üks härra oli hommikul töötoas ja ütles, et tema seda miuravolti küll ei taha teha, et tema jääb elevantide juurde. Et siin üks elevant kunstnikult Sifo Mabona, kes on kasutanud, kui ma eksi, 15x15 paberit, et ühest paberilehest voltida elevant, et juhtida tähelepanu sellele, et valge elevant on ohustatud liik ja mõjub küll. Ehk siis, kes tahtis elevantide juurde, need võiksid ka vähemalt selles nagu suuruses edasi liikuda. Ja nojah, ühesõnaga,
mis ma tahan lõpetuseks öelda võib-olla on see, et jah, ärge öelge, et matemaatika on igav. Öelge parem, et matemaatika on voltimine. Ma näen, et osad tõesti voldivad. Ja teine asi on see, et ma tahan öelda, et vahel ei olegi vaja rohkemat selleks rõõmuks oma ellu kui natuke matemaatikat ja natuke värvilist paberit. Ja tõesti ma võin öelda, et värvilised paberid teevad õpilased väga rõõmsaks. Aitäh! Aitäh, ja kui me räägime väljaspool, siis me ei räägi, et voltimine ja voltimine on üks sama asi, et need on ikka täitsa erinevad asjad, voltimine ja voltimine. Nii, kas on küsimusi? Kellel on kõige ägedam asi välja volditud? Tõstke käed üles, kellel on midagi ägedat valmis saadud vahepeal. Ainult Kärt tõstab. Nii tagasihoidlikud. Lennuka on üks asi, mida ma ka oskan, aga ainult ühte või kahte disaini. Nii. Meelisel on üks. Tahtsin küsida seda, et kui sa siis, sa oled väga palju voltinud ja vaatad siis peale midagi, mida keegi teine on voltinud, et kas on võimalik siis nii-öelda pildi järgi välja mõelda, et kuidas seda peaks voltima? Nii ja naa. Mõningates olukordades on, aga mitte alati. Aga tänapäeval nüüd võiks öelda, aga seal tuleb tehisaru appi või öelda see algoritmid appi. Näiteks Robert Lang on kirjutanud sellise programmi, et kui mul on ees see pilt on ju mingisugusest putukast, et ma panengi selle putuka pildi sellele programmile sisse ja arvutiprogramm võimaldab mul sellise mustri välja anda, et ma saan sellise putuka teha nii, et see kõik on ühest paberilehest ja kõik ülejäänu on nagu peidus. Jah, aga ma arvan, et ma ise ei... mõningatel juhtudel küll, jah, aga mitte. Ja peab nendele arvutimängupoistele, kes siin olid, ütlema, et nad teeks selliseid programme. Nii, aitäh! Aitäh! Ja lähme edasi meie akadeemilise poolega. Helger Lippmaa on Arvutiteaduse Instituudis kaua juba nüüd värskelt tagasi pöördunud uuesti Eestisse Norrast viimati ja professor, krüptograafia professor. Palun. Ja sinu lõpetamisest on 30 aastat, oli niimoodi, jah? Alustamisest on 35 ja lõpetamisest on 30. Ma võin ütlema, et siin mingisugused arusaamatused tekkinud, siis mul paluti rääkida vilistlase meenutustest, aga tänases programmis oli kirjas, et ma peaksin rääkima Eesti krüpto algusest. Et ma paari sõnaga krüptost räägin, aga üldiselt ma räägin ikkagi vilistlase meenutustest. Jah, minu nimi on Helger Lippmaa. Ma alustasin rakendusmatemaatikat aastal 90, aga aastal 95 ma sain informaatika magistri. Et mingil momendil tol vahemikus kõik asjad muutusid, et ma pärast guugeldasin ja Ativist asutati aastal 92. Doktori sain aastal 99 ja see oli endiselt informaatika, et pärast seda enam midagi ei muutunud. Nüüd ma isegi ei mäleta, kas ta oli alguses informaatika ja siis muutus arvutiteaduseks, seda ma enam ei mäleta. Ja ma mõtlesin, et ma nagu kirjutan seda teksti vabas vormis niimoodi, nagu meeles on, nagu asjad toimusid, et ma natuke tegin pärast faktikontrolli, aga võib-olla kõige huvitavam ongi teada, mida inimene mäletab, sest aega on väga palju mööda läinud, mingid asjad on väga eredalt meelde jäänud, mingid asjad ei ole päris korrektsed ja mõnedes asjades ka minu kursakaaslased, kes siin kohapeal on, natuke värskendasid mu mälu. Kõigepealt astusin sisse aastal 90,
siis oli konkurss matemaatika, rakendusmatemaatika erialadele eraldi konkurss ja eraldi oli ka venekeelne õppekava. Seda õppekava mina ei mäleta, sest ma arvan, et meil puudus absoluutne igasugune lävi selle õppekava õpilastega. Ilmselt kõige suurem probleem oli ikkagi keeleline, kuna nemad läksid vene keeles õppima, nemad ei osanud eesti keelt, meist, ma arvan, pooled vähemalt ei osanud vene keelt. Nendest inimestest ma ei tea mitte midagi. Nüüd rakendusmatikud, nagu mina olin, meist paljud lootsid saada informaatikaharidust, et see on nüüd ala, kuhu me lähme, kui me tahame midagi arvutitega teha. See oli väga paljus pettumine, sest tegelikult ikkagi õppekava meie ajal oli enamasti oli matemaatika ja arvutite osas oli ta lihtsalt arvutite kasutamine või siis sellised tavalised programmeerimise kursused. Mina mäletan, et kõige keerulisem ja huvitavam informaatika kursus tol ajal oli algoritmid ja andmestruktuurid. Midagi minu meelest sellest raskemat ei olnud. Ülejäänud huvitavamad kursused minu jaoks olid juba matemaatika. Mingid masinaõpet, krüptograafiat, selliseid asju ei olnud. Osaliselt oligi, see oli 35 aastat tagasi, ütleme masinõppe ja paljude Eesti aladega, aga ka maailma tasemel ei tegeldud eriti palju. Kokku sai sisse umbes 100 tudengit. Seda võib võrrelda praeguste arvudega, aga 100 on siis kõik kokku, nagu praegu oleks informaatika ja matemaatika kokku. Mis on väga eredalt meelde jäänud, et keegi tegi eksperimendi, et kellelgi tundus, et see on väga hea idee, et teeme nüüd niimoodi, et esimene kuu oleks õpilastele hästi raske. Tehti erikursused, 2 esimest nädalat õpetati hulgateooriat. Ja hulgateooria tähendas ikkagi, et Cantor-Bernsteini teoreemi ja nii edasi, biaktsioonid ja nii edasi. Ja teised 2 nädalat oli matemaatiline induktsioon. Mina panin kirja, et umbes 20 tudengit kukkusid sellest ainest läbi. Üks kursakaaslane arvas, et pigem oli 40, võib-olla isegi 50. Ma arvan, et see oli nagu selline soel ette pandud, et saame nendest tudengitest lahti. Ajalooline taust natukene, et meelde tuletada, mis täpselt juhtus tol hetkel. Eesti oli veel ametlikult Nõukogude Liidu osa, aga kõik oli juba muutunud. Et ma nagu tagantjärgi nüüd pärast neid slaide vaatasin faktikontrolli, näiteks sõjalise kateeder pandi kinni just ennem seda, kui meie kursus algas. Tegelikult oli see esimene aasta, kus poisid ei pidanud üldse Vene armeesse minema. See oli võib-olla erinevates kohtades oli erinevalt. Mina mäletan, et meie keskkoolis 90. aasta kevadel me pidime andma allkirja, et me ei taha armeesse minna ja see allkiri kehtis. Ma mäletan, et nendest, kes olid 1 aasta vanemad, osad läksid armeesse, aga tulid tagasi pärast esimest aastat. Nüüd see oli koht, kus ma tegin faktikontrolli, et ma leidsin üles Universitas Tartuensise märts 90, kus oli kuulutus selle kohta, et nagu kelleks saab õppida rakendusmatemaatik, õpetaja. Ja siin on ka täpsed arvud kirjas, et 75 matemaatikut, nendest 20 vene õppekeelega rühma ning 30 rakendusmatemaatikut, ehk siis 105 võeti vastu. Ja huvitav oli näiteks see, et oli kirjutatud vastavalt erialale, tutvutakse kas natuke või parasjagu ka arvutitega, aga lisaks sellele saab oluline, et õpitakse keeli, poliitikat, tehakse sporti. Sporti ma ei mäleta. Võib-olla mõni klassi kursakaaslane tegi, mina kindlasti mitte. Ja pärast lõpetamist saavad meie tudengid kindlasti erialase tööle, matemaatikute järele siiani veel nõudmist on. Ja oktoobri 90 samas ülikooli ajalehes oli kirjas, et põhilisteks elukutseteks, mida tullakse matemaatika teaduskonda õppima, on matemaatika õpetaja ja matemaatik programmeerija.
Ma üritasin meelde tuletada, mina tean ühte meie kursakaaslast, kes on õpetaja. Võib-olla on rohkem. Ausalt ei tea. Ma arvan, et enamus inimesi läksid ikkagi mingit otsapidi IT-sse tööle. Siis on järgmine mälestus, 91 aasta jaanuaris oli esimese semestri eksamid. Ma kirjutasin, et sealt kukkus veel 40 inimest läbi. No ausalt ei tea, ma arvan, et pärast esimest semestrit pooled inimesed lahkusid. Siis tehti otsus ühendada rakendusmatemaatika ja matemaatika kursused, et nagu leiti, et see on nagu jama, et nii palju läbi kukuvad, et teeme nagu ühise konkursi. Ma arvan, et põhiline probleem oli see, et matemaatikuid oli liiga palju, et see 75 oli siis mõeldud need, kes lähevad õpetajaks. Ja rakendusmatemaatikud, kes siis tahtsid IT-töö sellist teha, oli ainult 30. Siis ma mäletan, 91 jaanuaris saime Rootsist, kuigi nüüd faktikontroll ütles, et Kanadast maha kantud IBM AT-d. Siis tuli ülikoolis 100 sellist arvutit. Need, kes on noored, enam ei mäleta, IBM AT tuli välja aastal 84. Et need, mis meile tulid, oli tõesti maha kantud, nad olid mustvalge graafikaga, ilma kõva kettata ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui nagu võrrelda, siis meie kõige esimesel semestril meil olid 8-bitised arvutid, kus ei olnud isegi sellist asja nagu mingit tekstiredaktorit. Jällegi ajalooline taust, 91 august oli iseseisvus, hurraa. Samas iseseisev Eesti oli ka hästi vaene, et tudengid väga mäletavad viinatalonge ja kuidas nendega kaubeldi, sest osad inimesed jõid vähem, osad jõid rohkem. Osad vahetasid viinatalonge suhkrutalongide vastu ja nii edasi ja nii edasi. Ja tudengitel tegelikult mingi moment ei olnud üldse raha, et elada. Positiivne hurraa oli, et tekkisid IT-firmad, oli võimalik tööd leida. Et ma arvan, et 91 paarkümmend inimest läksid kuhugi lihtsalt tööle, kuna nad ei suutnud tudengina ära elada. Aga see oli ka see aeg, kus esiteks tekkis kapitalism ja teiseks oli juba arvuteid kättesaadaval, nii et olid olemas IT-firmad. See oli kusjuures selles mõttes oli huvitav aeg, et kui ma mõtlen, siis meie kursusel mõned inimesed olid nagu osaliselt IT-süsteemide väljatöötamise juures, et nagu kes tuleb meelde, oli Erki Leego, kes oli minu meelest Lennart Mere IT-nõustaja ja siis oli Leino Laks, kes oli Tartu linna mingi infosüsteemide väljatöötaja ja ilmselt oli selliseid inimesi veel. Ma arvan, et samasugused inimesi oli pluss miinus 4 aastat või 10, ma ei tea. Selle tulemus oli igal juhul see, et töövõimalus oli olemas, aga negatiivne oli see, et jälle paljud inimesed lahkusid. Umbes aastal 92 meie kursus, ma ütleksin, oli enam-vähem stabiliseerunud, aga ta oli palju-palju väiksem. Kui väike, ma peast ei mäleta. Neid, kes lahkusid ennem 92, ausalt öeldes mina tean ainult neid, kes elasid ühikas koos minuga ja keda ma sotsiaalselt olin ennem näinud, teisi ei tulnud üldse. Mingit üldist kursuse tunnet sinnamaani ei olnud tekkinud, kuna sisseastujad astusid mitmele erialale, paljud lahkusid ja nii edasi. Ajalooline taust on sel aastal oli, 92 kevadel oli see mõnus hüperinflatsioon, kus iga kuus tippi tõsteti 2 korda, mis iseenesest kõlab hästi, aga samas hinnad tõusid, ma arvan, et rohkem kui 2 korda. Ma mäletan, et kui stipp oli käes, siis sai põhimõtteliselt kuu aja toiduvarud ära ostetud. Eesti kroon tekkis, sellega mul on meeles see, et me öösel õppisime teormehi eksamiks, siis läksime kell 5 öösel, läksime järjekorda, et saada Eesti kroonik kätte ja pärast, kui olid Eesti kroonik käes, läksime eksamile. 93 tekkis järelejäänud tudengite seas initsiatiiv ürituste pidamiseks, aga need olid siis need tudengid, kes olid järele jäänud. Ma arvan, et meil oli tüüpiliselt võib-olla 10 inimest, mõnikord natuke rohkem, tavaliselt vähem, kes nagu nendel üritustel kohal käis. Aga need üritused olid päris regulaarsed ja kuskil aastani 96, ma arvan, isegi rohkem.
ajalooline muutus oli see, et ma ütleksin, et tol hetkel olid asjad enam-vähem stabiilsed, et nagu mingid riigipöörded ei toimunud, aga inimesed olid veel väga vaesed. Ja 93 oli ka, inimesed olid natuke rikkamaks saanud, tudengitel tekkisid esimesed fotokaamerad. Mul ei ole meie kursusest ühtegi pilti ennem aastast 93. Ja siin võib ühte pilti näha, ma panin 2 nime juurde, siin majas töötavad inimesed teavad Valdis Laant ja Märt Mölsi, teised inimesed võivad ka rohkem neist tunda. Ja siis 95 oli lõpetamine, siin on terve hulk inimesi, panin kasti ümber nendele, kes on meiega koos alustanud. Jällegi inimesed, siin maja inimesed tunnevad Tanel Kaarti, Valdis Laant, mind ja laiemalt IT-maailmas tuntakse teisi inimesi veel. Vaat seda ma täpselt ei mäleta, et IT tekkis 92. Mingi moment nimetati need asjad ümber, aga ma ei mäleta seda. Võib-olla keegi teine minu kursuselt mäletab. Ja. Et kuidas asi informaatikaks muutus, et seda ma ei mäleta. Nüüd on see natuke Eesti krüptosünnist ehk natuke minust. Ma olen alati olnud 2 paadis, et mulle on meeldinud nii arvutik kui ka matemaatika. Mulle anti bakatöö teema valik, üks valik oli kombinatoorika, see mulle ei meeldinud, kuna ma ei näinud rakendusi. Ja siis oli mingi opsüsteemi programmine Vaxile, mis oli nagu igav, seal ei olnud matemaatikat, ja siis ma valisin keerukusteooria, mis on nagu osa teoreetilisest informaatikast. Olin vahetustudeng Orhusis, 95 sain magistrikraadi, astusin doktorantuuri, see olin jälle Orhusis, kus vahetasin oma eriala krüptoks. 96 asusin noorem teadurina tööle Küberneetika instituuti, mis on siis aasta hiljem tegelikult, 97 nimetati Küberneetika instituut ümber Küberneetika aktsiaseltsiks, kes on praegu meie kõrvalmajas või nende Tartu osakond on. 96 taotlesin koos Ahto Puldasega oma esimest ETF-granti. Ma olin siis veel doktorant, ma ei teadnud, mis ma tegin, mõtlesin, et teeme. Üllatus oli, et saime. Siis samal ajal kutsusin Küberneetika instituuti tööle Peeter Laua ja Jan Willemsoni, meil tekkis töörühm. 97 lugesin esimesi krüptograafia kursuse Eestis, vähemalt minu teada esimesi. Ühe kursuse lugesin Tallinnas, ühe Tartus. Ja 98 oli meie esimesed artiklid, üks nendest oli meie eriala esimese tippkonverentsil. Ja terve see tiim tegelikult tekkis siis, ega minu juhendaja oli ikkagi krüptoga ei tegelenud, me õppisime krüpto ise selgeks. Ja 99 sain doktorikraadi, kusjuures ma olen esimene Tartu Ülikooli doktor informaatikas. Et kui vaadata nimekirja, siis enne mind oli veel üks inimene, oli Sergei Tupailo, aga tema süsteem oli see, et ta vist kaitses Stanfordis ja siis ta tegi Tartus topeltkaitsmise, sest ma ei mäleta, kas ta tahtis Venemaale minna ja Venemaa ei tunnustanud tol hetkel USA kraade, mingi selline oli, aga ta tegelikult ei olnud siin õppinud. Mis on selle juures naljakas, on see, et ma nüüd vaatasin, et meil on praegu doktorant, kes sündis enam-vähem 9 kuud pärast seda, kui mina kaitsesin oma doktori, nii et mul on aeg on mööda läinud. Mis on natuke silver lining meie kursuse kohta on see, et aeg oli tegelikult väga raske, aga ma arvan, et meie kursus oli juba selline, kus aeg läks paremaks. Nagu ma ütlesin, tekkisid IT-firmad, meil ei olnud enam sõjalist, vabadust oli, raha hakkas tekkima, kui sa ei jäänud tudengiks, kui sa läksid kuhugi mujale. Aga väga paljud andekad tudengid lahkusid. Sellest hoolimata, mis mind üllatab siiani, on see, et me olime tegelikult akadeemiliselt väga edukad. Et minu teada on meil 9 doktorit, sellest võib-olla 15, kes tol aastal lõpetasid, osad lõpetasid küll hiljem, aga tegelikult võib mõni nimi veel juurde tulla. Tanel Kaart, andmeteaduse professor Maaülikoolis,
Valdis Laan, algebraprofessor, mina, krüptograafia professor, Märt Mölls, matemaatilise statistika kaasprofessor, Kaili Müürissepp, keeletehnoloogia spetsialist, me tegelikult ei tea, mis ta praegune põhiamet on. Tiina Poolakainen, kelle ametit ma ka praegu ei tea, võib-olla keegi kursakaaslasest teab. Ahto Truu, kes on siis ainukene võib-olla IT-inimene, kes doktorikraadi sai. Ja Risto Vaarande, kes on küberjulgeoleku kaasprofessor TalTechis. Nii et see on üks veel, Tiina Singel, kes on lektor TalTechis. See on 9. Ja nüüd Ahto Truu tegelikult mulle mainis, et üks nendest meie 20 vene tudengist kaitses hiljuti TalTechis veel doktori, aga ausalt öeldes mina neid tudengeid ei teadnud. Neid inimesi võib veel olla, võib-olla on mõni jäänud nimekirjas puudu. Ma ei hakanud üle mainima neid, kes ei ole, või ütleme, meil on väga palju ka IT, või enamus on ikkagi IT-inimesed, et kes täpselt, kus praegu tööl on, seda on see on ka võib-olla mõnes mõttes nagu privaatne informatsioon. Ja ettekande lõpetamiseks 2 pilti, kui meil oli ametlik lõpetamine, me palusime õppejõududel teha viimase loengu. Ja saatuse iroonia tõttu me võtsime just need 2 õppejõudu, kes meil need esimesed 40 tudengid läbi kukutasid, ehk Kalle Kaarli ja Rein Prangi. Ma vaatan siin on nüüd nendest meie doktorikraadiga inimestest on 7 peal ja siis on 3 õppejõudu, Jüri Tiho, Elmar Sakkov ja Kalle Kaarli. Ja järgmise pildi peal samad 7, Valdis, Tanel Kaart, Risto ja nii edasi. Ja siis õppejõududest on Rein Prang, Kalle Kaarli, Elmar Sakkov ja Jüri Tiho. Ja ma arvan, et sellega ma vist lõpetan, et kui on kunagi vajadus rääkida Eesti krüpto alguses, siis ma arvan, selle peale ma võin kulutada veel paar tundi. Tuleb memuaaridena kirja panna. Võimalik. Küsimusi? Ma võin nii palju kommenteerida, et mina astusin ülikooli 1984 ja siis oli 25 oli rakendusmatemaatikas, me tahtsime ka programmeerimist õppida peamiselt. Et vahepeal oli siis 5 kohta nagu juurde tekkinud. Ja minu bursside hulgas on siin üks suur esindatus, nemad olid viimased, kes ei pidanud sõjaväkke minema ja nüüd on siis esimesed, kes ka ei pidanud minema. Kogu see, et te astusite sisse 82, oli niimoodi. 81 aastat, need ei pidanud sõjaväkke minema. Hiljem hakkasid vist kõik minema. Ja siis 90 enam. Seal oli vist vahepeal oli see, et need, kes ülikooli sisse said, ei pidanud. No, ja kui ülikoolist pidime me kõik seal vahepeal käima. Ja 89-90 mulle õnnestus olla juba vahetusüliõpilaseks Soomes, need 90 ma tulin tagasi, olin peamiselt Tallinnas, nii et 90-91 meil oli siis, mina olin 5. kursusel, sina siis esimesel, aga eriti palju vist kokku ei puutunud sel hetkel. Nii. Küsimusi? Kalle? Ei ole küsimusi. Kommentaare. Pane mikrofon sisse või töötab? Kommentaare. Ja see oli see aasta, kui astud ülikooli minule esimest ja viimast korda usaldati siis selle hulga teooria lugemine. Ja noh, ma ei usu, et see oli 2-3 nädalane erikursus. Ma usun, see oli ikkagi semestrine kursus vist siis Prangiga jagatud. Ei olnud, see oli erikursus. Ei, see nii lühike ei olnud, seda mulle seda räägi. Aga 6 häält 1 vastu. Ei olnud, jah. Ja mina muidugi mõtlesin siis naiivselt, et nüüd on siis see kole Vene aeg läbi, kus võltsiti kõike ja tehti nägu, et on midagi ära õpitud, et nüüd saab ikka läbi siis, kui ikka oskad asja. Ja mina seda ei mäleta, kui palju sealt läbi kukkus. See oli arvestusega ilmselt see asi. Ja selle esimesel arvestustööl
said läbi 2 tudengit, kes mõlemad on professorid tänapäeval, nii et aga no neid töid tuli veel palju, ma ei tea, palju neid tuli ja kindlasti neid, kes läbi ei saanud, olid üksikud lõpuks. Ja muidugi eks see latt ikka läks allapoole ikka. Nii et eks see oligi mu kommentaar siis siin vist. Ja. Ilus aeg oli. Kas sa seda mäletad, kas siis oli 4 semestrit aastas või meil oli mingil hetkel eksperiment oli, et oli 4 semestrit, et siis oli, kui mina tulin sõjaväest tagasi, siis tulin dekanaati, siis ma ei mäleta, kas Eva Riigikogus olid dekanaat, igatahes mulle anti võimalused, et umbes, et homme on matanalüüsi eksam, kui tahad minna eksamile. Novembris. See mäleta, 2 oli siis juba, jah? Meie ajal oli 2. Meil oli mingil hetkel nagu 4 semestrit, nii et kui 100 semestrit, siis ma viskasin ka nalja, et kas me saame siis 4 semestrit 1 aastaga, sest statuut 100 semestrit ülikoolis tähendab tegelikult 50 täisaastat. Nii et ei õnnestunud teha niukest salakavalat. Muidugi tuleb öelda, et eks siin väljalangemises oli osa ka tudengitel, sest minul oli jälle ära ununud, aga meil oli teatud kontingent tudengeid, kes astus sisse iga aasta, kuna kui sind vastu võeti, siis sa said 1 semestri stippi ühika koha. Aga nad ei tulnudki eksamitele. Ma ei hakka nimesid nimetama, ma arvan, et meie aegsed tudengid mäletavad. Ja. Küsige veel Helgerilt. Jekki küsib. Jekki. Tõepoolest, et see mitte niivõrd Helgeri ette küsimus, vaid üleskutse kõigile vilistlastele ja ka kõigile laimale ringile, et kes Margus Tõnnovit tundsid, et mulle oli au Margus Tõnnovi matusel osaleda. Paraku ma ei tea, mul on täitsa häbi, et ma ei tea, kuidas on mälestatud Rein Brandki. Aga Margus Tõnnovi isiku puhul mul on see ettepanek, et tema mälestuseks võiks välja anda auhinda vaimsete tõsiasjade kirjeldamise eest meie distsipliinide abinõudega. Ma usun, et nagu võib-olla kui mitte igal aastal ei leiu väärikaid inimesi, et kel on saavutusi ette näidata selles valdkonnas, siis nagu ei pea tingimata igal aastal välja andma võib-olla kord 5 aasta tagant Margus Tõnnovi auhinda. Ja ka kuskil võiks rippuda ühe leheküljel kõigi nii matemaatikas tegutsenud kui ka muude valdkondade kaudu matemeerinud isikutele pühendatud, kodumaiste matemaatika isikutele pühendatud auhindade üldnimistu. Et ma julgustan ja ma tuletan meelde ka ilmselt Gerhard Rago mõningaid trükiseid on taas välja antud, aga ma paraku ei tea, kuidas nagu Margus Tõnnovi sulest kindlasti midagi on, aga ma kutsun läbi vaatama, et kelle sulest üsna põhistavad tekstid väärivad kordustrükkimist. Ma tean. Aitäh. Jah, inimesi, keda on vaja mäletada hästi on palju ja need lood osaliselt tuleb üles kirjutada. See on muideks erakordselt raske, et panna inimesed kirjutama midagi endast isiklikku. Kui sa küsid neid, siis nad võib-olla hea meelega räägivad sel hetkel ja ma tean, et pooled teist, kui siia ette kutsuda, siis ei saa mikrofoni käest ära võtta, sest juttu jätkub hästi pikemaks, on ju? Et see on ka reaalsus, et rääkida tegelikult tahetakse, kirjapanemine on veidike raskem. Aga sellepärast tuletan meelde, et meil on tegelikult täna siin ühes auditooriumis, mille numbrit ma ei mäleta, on vaba mikrofon, kus saabki rääkida koos oma näoga. Meil eelmistest aastatest on mõned väga ägedad sisserääkimised, neid saab vaadata, Ene-Margit Tiit on rääkinud oma kogemusi,
Toomas Mölder ja Anu Uus pidasid vist eelmine aasta rääkisid sisse oma kogemusi. Tehke seda. Võtke need 15 minutit ja rääkige mõned toredad lood sisse, sest selle kaudu tuleb see ajalooline mälu meile kirjalikult ka hiljem pildi, hääle, kõnega kokku. Aga Helger, sulle vist ei olnud rohkem küsimusi? Ei olnud? Palju? Palun, aitäh!